suhted Euroopa Liidu nõukoguga, suhted parlamendiga, kas need on sõbralikud ja konstruktiivsed või on seal ka aeg-ajalt mingeid vastuolusid? No, nähtavasti on see valdkonniti väga erinev. Jällegi ma saan öelda oma valdkonnas meil on kindlasti nii-öelda 3 jõukeskust. Üks on komisjon, üks on Euroopa Parlamendi transpordikomitee ja üks on transpordiministrite nõukogu. Mina pean ütlema, et nende vahel on päris normaalne koostöö. On transpordi, sest ma tean, et paljudel minu kolleegidel on teistmoodi ja keerulisemad suhted. Aga konkreetselt, mida me nüüd selle aja jooksul siin oleme ka näinud, on see, et me oleme saanud ikka väga keerulisi otsuseid ka tehtud. See tähendab, oleme leidnud kompromissid, aga mitte niisugused kompromissid, mis ei olegi kompromissid, vaid ikka päris tõsiseid kompromisse asju on liigutatud, on saadud kokkuleppele nii Euroopa Parlamendiga kui ka nõukoguga, et konkreetses transpordi valdkonnas justkui on see koostöö konstruktiivne ja ma tõesti isiklikult ei saa kurta, kuigi protseduurid on väga keerulised. See on fakt, et tõepoolest kõik võtab palju aega, on igasugused erinevad vormid. Lõpuks on, kui väga suur vastuolu tekib, siis on nõnda nimetatud kooskõlastamisprotseduur, mis võib siis parlament, komisjon ja eelkõige parlament ja nõukogu ja siis komisjon nagu vahendaja rolli, mis võib kesta öö läbi näiteks. Üks kord on minu praktikas ka selline asi olnud, aga lõpuks ikkagi leiti lahendus. Nii et ma ei oska öelda, et ma nagu tahaks seda öelda, et mis võib-olla oleks oluline nagu kogu asja mõistmiseks on see, et miski ei tule kuskilt jumal teab kust pilve pealt mingi idee. Et idee on ikka see, et on jõutud järeldusele, et Euroopa liikmesriigid üksinda, iga riik eraldi, võttes vastu mõne otsuse, tekitavad tegelikult lõpuks ise endale kahju. Siis on tehtud otsus, et anname selle asja või tekitame Euroopa Liidu tasemel lahenduse. No ja siis me tekitame selle lahenduse. Mis ei tähenda seda, et see igale liikmesriigile on fantastiliselt sobiv ja siis tekivad jälle omakorda vastuolud. Aga lõpuks ongi see, et tuleb leida see kompromiss ja sellised ühised otsuseid teha. Ma võin neid näiteid tuua väga palju oma valdkonnastki. Et näiteks raudtee valdkonnas, kui mitu signalisatsioonisüsteemi peaks Euroopas olemas olema. Võib-olla piisaks ühest. Selleks oleks vaja anda Euroopa tasemel vastav ülesanne niisugused asjad välja töötada ja siis ka kehtestada, mis teeks elu palju lihtsamaks. Aga see tähendab, et terve rida raudteega seotud nii riike kui ka raudteefirmasid peavad väga palju muutma. Kas võib öelda, et komisjon on nagu häälestatud rohkem tihedamale koostööle, kui ta tegelikult reaalselt praegu toimib? No ma arvan küll, et me näeme väga palju neid valdkondi, kus koostöö oleks tegelikult kõigile kasulikum, kus aga paljud ajaloolised sageli taustad, seesama, mida ma tõin näiteks siin raudteetehnoloogias näiteks, eks ole, kus on ja mitmes seadusandlus samamoodi, et kus ajalooliselt on mingid asjad ühtviisi paigas, et kõik näeksid, et see siseturg toimiks paremini, kui oleksid ühised reeglid, aga mitmestel põhjustel ei õnnestu nende ühiste reeglite vastuvõtmine ja pidevalt tuleb tegeleda on see, et kas mingites transpordiküsimustes kolmandate riikidega räägivad läbi riigid eraldi või Euroopa Liit koos. Ja päris selge on see, et kui riigid räägivad eraldi läbi, siis on väga tihti tagajärjeks üks suur segadus, kus siis üks riik ütleb, kuulge, see teine riik on saanud palju paremad tingimused, miks see nii on? Ja siis tulevad kõik selle juurde, et järelikult peaksime me andma rääkima ühiselt Euroopa Liidu nimel läbi. Aga siis see riik, kellel on paremad tingimused, seda jälle ei taha. Nii et aga lõpptulemuseks on ikkagi see, et ühise asja ajamisel tekib üks segadus ja minu arvamus on see, et terves reas transpordi küsimustes oleks meil vaja palju suuremat mandaati kolmandate osapooltega rääkimiseks, on see siis Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Türgi, kes tahes.